Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on nagu ikka teiega saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ja tänases saates on laias plaanis siis kaks teemat. Saate teises pooles meenutame 23 aasta tagust aega, mil eeskätt Pärnus ja Pärnumaal kustutas inimeste eluküünlaid metanool. Räägime metanooli tragöödiast nii-öelda politsei vaates siis, kuidas siis väga keerulistes ja pingelistes oludes tragöödiaga seotud kuritegelik ahel avastati ning süüdlased ka leiti. Aga saate esimeses pooles räägime me narkoainetest, mis on nüüd jälle üledooside ja üledoosi surmade arvu tublisti kergitanud. Meil on stuudios olukorda selgitamas Põhja politsei prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Urmet, vist enne, kui me nüüd sellest narkoainest jälle räägime, peaks rääkima hoopis sellest, mis toimus eile õhtul nüüd Kanuti aias. Uudised ütlesid, et kedagi pussitati, kedagi aeti taga, kedagi otsiti. Aga mis seal toimus? Tõepoolest ka politsei selgitab alles asjaolusi. Teame seda, et üks 18-aastane noor neiu sai noavigastuse, õnneks kergemat sorti ja elu ohus ei ole temal. Aga ka hetkel politsei selgitab, kui palju inimesi osales, kas osad sai veel viga. Meil on informatsiooni tunnistajate poolt, et seal võis veel keegi viga saada. Me otsime seda inimest praegu. Ehk siis ma räägiksin teile detailselt, kui ma teaksin ise, et praegu politseijõud tegelevad tunnistajatega, kaamerapiltidega, et vaadata, mis juhtus ja otsida üles see, kes võib abi vajada. Aga nii palju ma saan aru, et seal ikkagi mingisugune noorte kaklus või noorte kampade vaheline kaklus käis? Ma ei ütleks, et kambad, aga tõepoolest, et alla 20-aastased inimesed seal aias olid. Võimalik, et tarvitati alkoholi ja tekkis konflikt ja konflikti situatsioonis siis kasutati ka nuga. Ja ma saan aru, et need tegelased seal vähemasti osad, nii palju kui te teate, on ikkagi politseil tuttavad. Ja, et need inimesed on meile tuttavad ja üldse selle parkidega ja linnahalli ümbruses me oleme tegelikult juba kuu aega tugevdatud jõududega olnud just sellepärast, et mingi põhjusel on otsustatud, et see on hea koht, kus alkoholi tarvitada, et me arvame, et see nii ei ole ja alkohol ei kuulu avaliku ruumi sellise kujul. No seda enam, kui see alkoholi pruukimine viib mingisuguse nugadega vehkimiseni. Täpselt, et üldse kui parki minnakse, et nuga üldse kaasas, et kõik algab sellest, et aga jah, teeme asjaolud selgeks ja kes siis süüdlane on, võtame ka kindlasti vastutusele. Ja kindlasti räägime siis ka Krimiraadios ka sellest. Aga asume põhiteema kallale. Nitaseenidest paraku on saanud ikkagi meie saate selline traagiline refrään, kui nii öelda tohib. Me peame ikka ja jälle teema jutuks võtma, sest need sünteetilised opioidid on jälle tapmas. Just hiljuti kirjutas Delfi, et suve lõpus tabas siis Tallinna erakordne üledooside laine. Augustis vajas uimastite üle annustamise tõttu siis kiirabi ligi 50 inimest ja ka kainestusmajja tuli eelmisel kuul narkojoobe tõttu viia tavalisest palju rohkem inimesi, sest turule on tulnud taas mingisugune eriti räige aine. Urmet Tambre, mis aine see siis on? Jah, me hetkel räägime nitaseenidest, et me nägime, mida me nägime suvel on see, et toimusid turul võnked, et seal on kindlasti palju põhjuseid, et üks on see, et Hiina keelustas aine ära, võimalik, et politsei sai kätte täpselt õiged sihtmärgid, võimalik, et tuli uusi inimesi, kes tahavad neid aineid levitada, tulid turule ja see kõik on põhjustanud siis selle, et doseeritakse üle, et kuhu me tahame tegelikult ja politsei sõnum on, et ükskõik mis turul toimub, et mõelge, aine on ohtlik ja kõik narkootilised ained on tegelikult ühteviisi ohtlikud, et ei ole turvalist tarvitamise viisi, ei ole turvalist ainet ja kui sinna valemisse lisada kurjategijad, kes seda ainet kokku segavad, kes seda levitavad, siis need kaks võibki põhjustada tegelikult igapäevased üledoosid lained. Te mainisite Hiina keelustas aine ära, kas ma saan õigesti aru, et nitaseenid olid Hiinas siis täiesti legaalne aine? Ja kahjuks Hiina poole pealt just need uued ja kõiksugu nii-öelda unustatud vanad olid väga paljud lubatud, neid sai postipakiga tellida. Täna on Hiina valitsus võtnud ka õnneks seisukoha ja on hakanud neid keelustama järjest, et see on väga hea uudis.
mis seal ikkagi tapab, kas narkootikumide tarvitajad või pruukijad lihtsalt ei oska doseerida või on nad segatud kuidagi mingisuguse ekstra ainega, mis on väga mürgine või mis seal hetkel nagu tundub, et on see, mis üledoose ja need surmasi põhjustab? No eks see üldjuhul ikka segatakse neile valmis, et turul müüakse siis või narkootilisi aineid müüakse tegelikult valmis tootena, et ka nitaseene müüakse hõbepaberi sisse mähituna, kindel doos, maksab 25 €, mõnikord küsitakse ka rohkem ja inimene, kes selle siis saab, ta siis ise tarvitab selle ära, usaldades siis seda müüjat, et kokkusegaja on olnud ju kurjategija, kellel puuduvad tegelikult igasugused teadmised, mida ta teeb. Ja nüüd, kui see inimene on eksinud, see kurjategija, siis ja oleneb siis, kui palju teil on müünud seda, siis sealt hakkavad need üledoosid tulema, et väga palju ikka tarvitaja ise tegelikult ei saagi midagi teha, välja arvatud selle, et ta tegelikult ei tarvita üldse, see on ainus garantii. No mis tundega te nüüd politseis seda praegust ikkagi traagilist olukorda jälgite? Politsei on proovinud vist endast kõike teha, praegu tundub neine töö kuidagi asjatu. No päris asjatu ei ole, et see, mida me politseis teeme, meil on kindel roll, et me oleme korra õnnestunud ja me tahame uuesti saavutada seda olukorda, mis oli fentanüülidega, saime kätte need kurjategijad, kes tegelikult olid kogu selle ahela taga ja läbi selle siis muutus piltlikult öeldes turg, et fentanüüle polnud enam saadaval, et täpselt sama suund on meil nitaseenidega, oleme Läti kolleegidega kokku leppinud, kuna need ained tulevad just sealt poolt ja liigume selles suunas, et tabada need tipud. Ma peaksin küsima võib-olla natuke naiivselt, aga miks ta nii elujõuline siiski on? On ju räägitud, mitte ainult meie raadios, vaid ka ajalehtedes, igal pool, et see on räme aine, et see tapab, et siin põhimõtteliselt keegi ei ole võimeline kontrollima neid doose. Ja see on väga suur risk osta mingisuguse diileri käest just nimelt seda ainet. Ma ei tea, võib-olla varem mingisuguste opioididega oli ikkagi tunnetus parem, aga praegu tundub küll nii, et võimatu. Miks ikkagi see turg elab, miks ikkagi ostetakse? Nii palju, kui nüüd teie saate selle rääkida muidu. Jaa, et meie näeme seda, et see inimene tegelikult murdub ikkagi selles mõttes teatud olukorras ja ta otsib väljapääsu läbi narkootiliste ainete, et lülitada välja ennast tänasest maailmast ja see ei ole ainult nitaseen, mis tegelikult tapab, et sel aastal on väga palju surmasi, põhjustanud nii amfetamiin kui kokaiin, et ka teised ained, nitaseen on üks kiiremini ja nigu eksid natukenegi kohe tapab, et teistel ainetel võib-olla on see eksimisruum natuke suurem, aga tapavad kõik ained ja ka põhjus on ikka selles inimeses, kes on murdunud, kes otsib väljapääsu stressist, kes otsib väljapääsu halvast olukorrast, ta tahab ennast välja lülitada, tahab tunda ennast hästi korraks ja ta võtab selle suure riski ja läheb ja proovib seda. Ja niivõrd, kuivõrd on selliseid inimesi, on alati olemas keegi, kes seda kõike väga lahke näoga pakub väikese raha eest loomulikult. Kahjuks küll jah, et kurjategijad näevad selles võimalust, et just ära kasutada ohvri staatuses tegelikult olevaid inimesi, nende nõrkust ja sel hetkel nad on ka pakkumas ja sealt omale tulu tahavad teenida. Kui me siin läbi aja ikkagi oleme olnud kuidagi, vähemasti mul on selline mulje jäänud, et väga palju narkoainete puhul ikkagi transiitriik, siis on kurb tõdeda, et vähemasti nitaseenide puhul oleme me üks väheseid ikkagi sihtriike, et kuidas see ahel täpselt ikkagi toimib. Ma saan aru, et te mainisite Läti kurjategijaid, et kas siis Lätist see täpselt sealt kaudu tuleb ja jõuabki siia või läheb ta siit ka edasi? Siit edasi me ei ole täheldanud, et liigub, et tõepoolest Läti kurjategijad on leidnud selle võimaluse Eestisse tuua. Eesti kurjategijad neid otsega tellivad nüüd ja see ahel on nii-öelda ära jagatud, et Läti kurjategijad toovad Eestisse ja Eesti kurjategijad siis levitavad seda ainet, et ja üldse nitaseenist rääkida ka meie jaoks tegelikult ikkagi suure üllatusena. Eesti kuulub väheste riikide hulka, kus inimesed seda tarvitavad, et need on USA, Kanada, Eesti, kus on need suuremad probleemid selle ainega, et väga paljudes riikides just tulles ka Soomest, Soome inimene ütleb koheselt ei sellele ainele, et nad ei riski seda, aga miks see ajalooliselt on juhtunud, et Eesti just selle vastust meil ei ole kahjuks. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on stuudios külas Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tamre ning teemaks on narkoturule ilmunud eriti hullud ained, mis taas inimesi tapavad.
me rääkisime siin kõigest sellest, kuidas need uued karmid nitaseenid meile siia Eestisse jõuavad, et me oleme üks väheseid sihtriike, kus see kole aine surma külvab, aga millised need tarvitajad on, milline on see ringkond, kes seda tarvitab ja kes seda siis kuidagi diilerdab? On need tavalised inimesed, on need ikkagi, milline on see kuidagi profiil? Ja, et üldjuhul võiks öelda, et läbilõige Eesti ühiskonnast, et kahjuks me näeme ka inimesi, kes lihtsalt proovivad, tahavad teada seda, mida see aine teeb. Aga kui rääkida augustikuust just siis, kui need üledoosilained oli, siis ka meie jaoks natuke üllatusena juhtus ka selline asi, kus Lasnamäel üledoosi saanud noormees autos, kes ta tarvitas, sai üledoosi ja tema sõbrad viskasid autost välja tänavale ja jätsid ta sinna, et kahjuks kaotas ta ka elu, ja ise põgenesid sündmuskohalt, et see näitab selle natukene seda hirmu või siis ka natuke suhtumist oma enda sõbrasse, et tegelikult tuleb kohe sealt helistada 112 ja politseis me oleme kokku leppinud, et me neid inimesi, kes abi kutsuvad, neid me ei kontrolli ühelgi viisil ja ei võta ka kaasa, et kutsuge julgelt abi, et ärge jätka oma sõpru. No siin see räägib muidugi nii mõndagi see juhtum, aga ma saan aru, et ta siis suri ikkagi üledoosi, mitte nüüd sellest väljakukkumusest tekitatud või tekkinud trauma tõttu. Täpselt, et suri üledoosi, aga oleks saanud võib-olla abi pakkuda, oleks kiiret kutsunud. Ma tean, meid kuulab päris palju inimesi, kes ütlevad, aga last siis riskivad ja tarvitavad ja surevad, kui ei oska muud moodi, ei saa aru, et see on... Kuidas sellega on siis? Kuidas suhtuda? Et kas lasemegi tarvitajatel surra, kui nad ise tahavad või ikkagi me peame vaeva nägema selle nimel, et nad hoida sellest ainest eemal? No me peame vaeva nägema, et nagu ma just ka varasemalt ütlesin, et need inimesed, kes liiguvad selle aines suunas, et neil on mure, et see mitu etappi on läbitud, ta ei ole abi saanud, ta ei ole oma probleemi lahendust leidnud, et mina näen küll seda, et need, kes ainele käe sirutavad, olgu see ükskõik mis aine, et nad otsivad sealt lahendust, seda viimast lahendust, et kui sõbrad ja muu süsteem ei aita, et igal juhul ta vajab meie abi, nii et meil tuleb appi minna neile. Ma ei tea, palju te oma ametis olete näinud neid inimesi, kes on nendest väga ränkadest sõltuvustest üle saanud siin, ma ei tea, fentanüülist, nendest nitaseenidest, et kas seal selles mõttes nagu elulooma veel pikaaegsest tarvitajast on? Ja, ma olen näinud inimesi, et neil on väga raske, aga see on võimalik, et see on tõesti väga raske teekond, nii et kõige lihtsam on mitte alustada teekonda, et lihtsalt mitte minna sinna teele. Me oleme rääkinud siin mitut puhku, kui nitaseenidest on juttu olnud, et kuidagi iga kord tekib aina neid ainelevitajaid. Kas on mõeldav, et mingil hetkel taas tuleb see aeg, kus ikkagi kogu sellele kuritegelikule ühendusele, kes neid aineid levitab, saab jalakõrile panna ja neid aineid enam ei ole turul? Kui ütleme, utoopiline või lihtsameelne mõte see on üldse? Jah, et kui me võtame ainele levitajad üldse Eestisse toojad, siis väga paljud on tegelikult väga toredad pereisad, kes oma kodus vedab mitmeid nädalaid kodus ja siis ühel päeval läheb toob ainet jälle ja tema arvab ja kogu tema pere arvab, et tema ei tee midagi halba. Tema on ainult kuller, kes toob paki punktist A punkti B ja tema ei puutu selle maailmaga üldse muul viisil kokku, ja see on läbivarvamus tegelikult kullerite hulgas, et nende roll on väga väike selles. Aga kui me saame selle massi mõttemaailmast ära, et iga üks, kes ka täna valmistub minema kulleriks, ükskõik mis ainet tooma ja mõtleksid selle peale, et ka nemad osalevad selles ja nemad põhjustavad seda, et väga paljud lapsed võivad saada üledoosi või kõike muud, siis ma arvan, et siis me juba liiguks õiges suunas. Ma pean üle küsima, et tähendab, teil on olnud kliendiks või ütleme siis menetluses inimesi, pereisasi, pealtnäha korralikke pereisasi, kes teevad aeg-ajalt kulleri teenust ja
seejuures mõtlevad, et see ei ole midagi hullu, et viia ühest kohast teise pakk nitaseene nii-öelda. Ja, et meil on olnud inimesi, kes on täitsa ettevõtlust peavad ja teevad omale välislähetuse täitsa ametlikult ja selle aja jooksul lähevad toovad ainet hoopis Eestisse, et ja kogu pere ühel või teisel viisil möönab ja teab seda, et ta tegeleb sellega, aga kõik on ennast distantseerinud mõttemaailmas, et tema ei tee midagi halba. Olen kuulnud ka sellist seisukohta, et iga senise varustuskanali kinnipanemine, sulgemine toobki turule neid aina jõhkramaid aineid. On see ka päriselt nii? No päris nii ei ole, et eks see ikka nõudlusest sõltub, et nagu ma ütlesin, päris paljudes riikides ei ole neid aineid üldse olemaski, mis on Eestis ja vastupidi, et mujal riikides on teised ained, et heroiini on maailmas väga paljudes riikides, Eestis ei ole, et eks see nõudlus ole ikka see, mis selle nii-öelda toob siia, et meie kui ja tervikune riigi ülesanne tegelikult ju tegeled sellega, et see nõudlus väheneks, et meil oli vahepeal see võimalus tegelikult, kui fentanüüle ei olnud, teha seda turgu paremaks, ebaõnnestusime ütleme, et nii kui nitaseenid tulid, nii koheselt olid inimesed olemas seda valmis võtma, saame teise võimaluse ehk ja teeme siis paremini. Aga kuidas seda kõike teha, et ikkagi jõuda nende inimeste mõtlemisse selles, et me justkui seda nii-öelda teoreetiliselt võime kõik arutada, et kui inimesel ei ole muresid, siis ta tarvitab ka vähem need mõnuained ja seetõttu ongi parem elu, aga nii ei ole. Just mainisite, et vaevalt tekkis võimalus, kui juba olidki praktiliselt süstlad valmis ja kõik olid seda ainet süstimas, et need, kes olid varem tarvitajad, et see ei juhtunud selle vahepealse ajaga mitte midagi. Tarvitaja jäi tarvitajaks ja ei suutnud ta oma probleeme lahendada. Tõsi, katkine inimene jäi katkiseks, et kui me vahepeal ei aidanud teda, siis ta jäigi katkiseks, aga kuidas lahendada? Ma arvan, et tegelikult ei ole ju, enamus Eesti inimesi ei ole sõltuvuses, et suurem osa inimesi ei tarvita, suurem osa Eesti inimesi ei proovi, ei tee mitte midagi, et see on ainult kindel protsent inimestest, et kui me seda mõttemaailma edasi lükkame, et tegelikult on olukord päris hea ja siis on need üks väike suur murekoht meile, et kuigi viimasel ajal meediat lugedes ja jälgides jääb mulle mulje, et aina rohkem inimesi on mingisuguse narkolaksu all. Et ma ei tea, millest see tuleb, aga kuidagi väga palju on tekkinud tekste, kus seda kõike nagu natukene on normaliseeritud või peetud selliseks, et miks mitte. Tõsi, see on väga ohtlik suund, et nagu tänagi, et räägime nitaseenist kui surmavast ainest, väga paljud inimesed arvavad, et kokaiin, ekstasi seda ei põhjusta või amfetamiin, et tegelikkus on hoopis teine, et kõikidel aastatel mitukümmend inimest kaotab elu ka teiste ainete tõttu, aga see ei jõua nagu ka inimeste mõttemaailma, et kõik usuvad, et see on ohutu ikkagi. Nendest teistest ainetest rääkides, siis ma ei tea, mis narkoturul näiteks veel silma hakkab. Minule hakkab silma, et kuidagi aina nooremad inimesed ikkagi oma käe sinna suunavad ja pidudel tarvitavad või mis see pilt tegelikult on? No raske öelda, et eks ta nooretel on riskikäitumine loomulikult kõrgem kui vanemaajalistel, et tahavad proovida, seigelda, aga see, mis üldse liikub narkoturul siis, või üldse suund on, siis kindlasti on sotsiaalmeedia, et see müügikohad on muutunud, et ma arvan, et Tallinnas võib iga inimest öelda, et käest kätte müüki nad ei ole näinud juba aastaid, et kõik see on läinud sotsiaalmeediasse ja seal on kindlasti nooremad. Et seal postipakkide seas võib kohata ilmselt väga palju minigrippe ja väikeste magnetite pakke, millega siis neid aineid siis levitatakse üle linna erinevate, ma ei tea, siis vihmaveetorude ja aknalaudade külge kinnitades neid narkopakikesi või? Ja, aga meil on informatsiooni, et me oleme saanud neid kaarte, mis katavad siis Tallinnat Harjumaad ja jagatakse siis koordinaate, et kust siis ainet saab võtta, et me tegeleme nende kohtadega, käime ka koertega neid kohti kontrollimas, me räägime sellest küll vähem, aga igapäevaselt me samamoodi koordinaate käime kontrollimas, et ainet ära võtta. Põhja politsei prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, tänan, et leidsite sellel kiirel ajal tulla Krimiraadiosse pisut asju selgitama. Meiega teeme siin veel ühe väikese pausi. Pärast seda räägime 23 aasta eest aset leidnud juhtumist, kus samuti ühe väga ohtliku aine tarbimise tõttu kaotasid elu kümned ja kümned inimesed.
Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ning stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises pooles, nagu lubasime, vaatame ajas tagasi. Neil päevadel 23 aastat tagasi olid Pärnumaal ühed väga ärevad päevad. Mööda maakonda vurasid ringi huilgavad kiirabi ja surnuautod, kes vedasid metanoolist valmistatud salaviina joonud inimesi. 68 inimesele see sõit viimaseks jäigi. Mitukümmend inimest jäi invaliidiks. Seda, mis ja miks juhtus, hakkas uurima politsei ning üks mees, kellele see ülesanne anti, on meil täna ka Krimiraadio stuudios. 2001. aastal metanooli tragöödia uurimisgruppi kuulunud ja hiljem ka seda gruppi juhtinud Nils Sempelson. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Enne kui me nüüd selle konkreetse juhtumi üksikasjadeni jõuame või uurimise üksikasjadeni, siis ma küsiksin niisugust üldist pilti, kui te mäletate. Mis seis oli 2001. aastal salaviinaga? Kas see oli tõesti nii, et igast aknast võis osta salaviina? Oli see olukord tõesti selline dramaatiliselt sinnapoole kaldu? Jah, võib öelda küll, et sel aeg ikka see salaviin oli ikka väga-väga levinud, et erinevad seltskonnad, nii noored kui ka siis nii-öelda vanem generatsioon ja nii-öelda täitsa korrekud inimesed tarbisid seda samamoodi ka siis asotsiaalid, et selle mõttega ikkagi kuni sinna maani ikkagi see salaviin oli väga-väga levinud. Et ei olnud mingi häbi asi panna juubelilauale või pulmalauale pudel mingisugust tundmatut marki salaviina, sest see oli tavaks. Jah, sel aeg oli küll selle mõttega ikka väga-väga levinud oli see. No see, mis 2001. aasta 9. septembril Pärnumaal lahti rulluma hakkas, oli ikkagi ju midagi ennekuulmatut. Nii palju laipu korraga oli ka ühiskonna taluvusele selgelt ju liig ja iga tund tõi neid laipu ju järjest juurde. Pärnu haigla surnukuur näiteks neid äragi ei mahutanud enam ja tuli kasutada hoopis muid lahendusi. Võib eeldada, et esialgu segadus oli ikkagi suur. Nils Sempelson, millal sai selgeks politseile ja teile, et tegemist on politseijuhtumiga? See sai selgeks siis 9. septembri pealunasel ajal, isegi võib öelda õhtul, et kuskil 16:30 vaiku tuli siis haiglast informatsioon, et on siin nii-öelda mürgine aine levima hakanud ja inimesed hakkas surema. Muidugi esimesed nii-öelda surnukehad leidis politsei tegelikult juba kell 5 hommikul ja järjest päeval kell 10 ja siis kella 2 paiku päeval, et neid leiti, aga küll arvasime, et tegemist võib-olla äkksurmaga, võib-olla lihtsalt tavaline alkoholimürgitus ja nii edasi, et tegelikult me esialgu neid nagu pilti kokku ei viinud, aga ütleme peale lõunat oli siis see, kus siis läks nagu asi päris hulluks, hakkasime sündmuskohtasid vormistama ja siis ja nagu ütlesin, 16:30 oli siis see aeg, kui siis haiglas öeldi, et tegemist on nii-öelda mürgituslainega. Et esialgu tundus, et see on pigem selline kiirabi juhtum, vähe aktiivsem ja tihedam päev küll, aga tuleb ju ette, et juuakse ennast surnuks ja juhtub õnnetusi juudes peaga, aga siis just nimelt 4:30 pärastlõunal siis ikkagi tundus, et see on selgelt asi, mis tuleb nüüd politseil lahendada ja väga kiiresti lahendada. Jah, et sel aeg oli selge, et ikkagi neid politsei oli küll neid erinevaid sündmuskohtasid fikseerinud ja nii edasi, et ei olnud teadlikud, kui suur see ulatus nii-öelda on, aga siis oligi 16:30 umbes tuli see teade ja 17:30 pandi siis nii-öelda kriisistaap kokku sel aeg siis Pärnu politseiprefektuuri poolt, et ja siis jagati inimesed gruppidesse, hakati käima just, kuna see sai alguse nii-öelda et surnukehade leidmised just Pärnu Liiva tänava Ühika kandist, siis hakati neid ühiselamuid läbi käima, inimeste ustele koputama, nii-öelda, et inimesi just elusid päästa, et küll löödi see luksi maha ja tegelikult see ju iga minut, iga tund, mis see nii-öelda see aine võis levida, oli selge, et tekitab uusi surnukehasid juurde meile, et No siis, kui te saite teada, saite aru, et see on ikkagi politsei juhtum, no siis seda mastaapi ju tegelikult te veel ei mõistnud, kui ka see kriisistaap oli püsti pandud, siis te vist midagi nii hullu ikkagi ei kahtlustanud? Jah, kindlasti mitte, et esialgu tegelikult mõtlesin, et võib-olla seal nii-öelda Pärnu lokaalne, siis hakkas tulema välja, et oli ka tegelikult sealt Häädemeeste vallast ja Tali vallast ja tegelikult õnneks võib öelda tegelikult, et see politsei tegutsemine siin esimeste nädala jooksul oli nii kiire või selle mõttega, et ega ta Pärnu maakonnas suurt õnneks välja nagu ei jõudki levida, et juba sama esimese öösel toimusid esimesed läbiotsimised
ja tegelikult seal lähipäevadel, et lihtsalt seda mürgist alkoholi või metanoli kokku korjata, et ma tagantjärgi olen vaadanud, me tegime kuskil 50 läbiotsimist selle aja jooksul, selle nädala jooksul, et lihtsalt see aine lihtsalt võimalik kiiresti ära korjata, et selle mõttega neid uurimisgruppe oli päris palju ja see esimesed päevad ja võib öelda ka ööd oli väga-väga intensiivne inimeste jaoks. Nüüd 50 läbiotsimist, siis mille järgi te otsustasite, mida otsida ja kust otsida? Noh, kui kiiresti saite aru, et mis asi see on, mis tapab, mis laadi salaviin ja järgmiseks siis kust otsida või kust te läbiotsimisi korraldasite? No, tegelikult ju ütleme politseil seda informatsiooni, kes nii-öelda salaviina müügiga tegeleb, on ju kogu aeg olemas. Et lihtsalt tegelikult aga nii-öelda õiguslikult me ei saa minna lihtsalt niisama kedagi läbi otsima, meil peab ikka konkreetsed tõendid muudasid olema, et aga sel momendil olid need piisavad tõendid, et kuna see alkohol levis erinevates piirkondades, siis lihtsalt võetigi, ütleme, üks oli siis see liin, et kuidas siis nii-öelda need konkreetsed kurjategijad nii-öelda tegutsesid, et seda liini pidi minna, need ära korjata, aga tegelikult korjati ka kõigilt mujalt igalt poolt ära, et lihtsalt, et kuna meil inimeste elud olid kaalul ja lihtsalt käidi ja korjati selle mõttega see salaalkohol kokku, et vaatasin seal kuskil seda salaalkoholi konfiskeeriti sel ajal umbes 4 tonni erinevaid, kusjuures arvas seda, et nii-öelda varastati 2 tonni, aga enamus seda nii-öelda metanoli isegi jõuti enne maha valada, et tegelikult oli igast muud salaalkoholi ka, et tegelikult näha, et kui levinud see salaalkohol sel aeg oli, et kui kiiresti see selgeks sai, et mida te tegelikult otsite, mis on see tappev viin, sest nagu te ütlesite, salaviina müüdi toona praktiliselt igast aknast ja ta oli levinud ja seda joodi, aga nüüd tuli leida see konkreetne jook, konkreetne mark, mis tapab. Ega me korjasime kõik salaalkoholi kokku ja tegelikult ikkagi see metanol ikkagi nii-öelda lõhnab suht spetsiifiliselt, et see sai suht kiiresti selgeks, et see metanoliga tegemist on. Seal oli ka nii, et mingid tünnid olid pandud sisse sidruni essentsi, et seda vänget lõhna väga pole, aga siis paljud olidki, et sidrunilõhnaline naps just oli, et ka see oli väga palju levinud sel aeg, et tunti seda metanoli selle järgi, ja eks me siis põhimõtteliselt korjasime kõik salaalkoholi kokku, oli ka tegelikult, ma ei tea, konjakipudelid asju, et aga kuna oli kahtlane, siis igaks juhus korjati kõik kokku. Selge on see, et politsei üheks esimeseks prioriteediks oli, nagu juba ka räägitud, see kohutav surmarong kuidagi pidama saada, aga samas tuleb ka tunnistada, et väga suur osa sellest ühiskonnagrupist, kes toona salaviina ostsid ja tarbisid, tegelesid ju kõige muu kui näiteks, ma ei tea, meedia jälgimisega, kus siis ka hoiatati, et ärge jooge salaviina, et mürk on liikvel. Kuidas nende inimesteni hoiatustega jõuti üldse? Ega tegelikult käidigi sealt näiteks Liiva piirkonnast, käidigi ukselt ukseli ja inimesed hoiatati ja korjati ära ja tegelikult ikkagi teadsime, kus kohas ka näiteks seal Talivallas, näiteks kus läks liikvel jälle, et ka seal nii-öelda käidi talust tallu ja räägiti inimestega ja prooviti kokku korjata. Et tegelikult ikkagi ma ei ütleks, et see, kes seda metanoli tarvitsid, kõik ei olnud ka päris sellised, kes siis nagu meediat ei vaata või nii-öelda asotsiaalne, tegelikult üks näide on ka selline, et seal Talivallas oli üks kartula võtmine ja siis nagu ikka selle nii-öelda korrasid talgud, inimesed tulid kokku, korrasid kartula ära ja pärast tehti nii-öelda sooja süüa ja siis peremees pakkus ka siis napsu ja mis oligi siis sama metanol, et sealt said paljud, et tegelikult olid ka nii, et ikkagi ka ka korralikud inimesed jõid seda alkoholi enda teadmata isegi, kus see pärit on. Ja just ma tahtsin seda rõhutada, et võib-olla siin tekib eelarvamuslik tunnetus, et ju see oli ainult puhtalt nii-öelda Põhjakihi lugu, et viimased parmud, kes poest ei jaksanud osta või kellel ei ole igasugune selline, ütleme, tase oli nii all, et jõidki seda sidrunimaitselist halvasti lõhnavat vastikut vedelikku hoolimata sellest, mis seal sees võib olla ja kahtlustamata midagi, aga seal tegelikult oli ka palju inimesi, kes on nii-öelda korralikud inimesed ja paraku sattusid ka ohvriteks, nii et ei maksa nüüd ühe puuga kõike seda ohvrite seltskonda lüüa, eks. Jah, et kindlasti, et olid ka täitsa korralikud inimesed, et nii-öelda nagu enne me rääkisin, et erinevad seltskonnad tarvitsid seda ja et mõni võis ka täitsa juhuslikult.
mis esimestel päevadel uurimise juures kõige keerulisem oli, ma ei tea, oli see võib-olla kannatanutega suhtlemine või oli see midagi muud, ma ei tea, kui ausad inimesed olid, julgesid nad üldse tunnistada või siis ma ei tea, naabrimehe peale öelda, et näed, sealt saab? Tegelikult oli inimesel erinevaid, oli tegelikult oli nii, et näide oli siuke, et inimene, kes oli tarvitanud nii-öelda salaalkoholi, siis politseinikud jooksid mööda aeda järgi, et tule, et me viime sind haiglasse ära, et me tahame sind päästa. Me tahame sind päästa, et me ei tahagi üle kuulata midagi, me tahaks lihtsalt inimese elu päästa, et viia haiglasse, et saaks nii-öelda tervised asjad korda, et tegelikult ju väga paljud inimesed surid, nagu me ennem juttu oli, aga tegelikult ka väga paljud said jäädavalt tervisekahjustused, jäid pimedaks ja nii edasi, et ka neid oli piisavalt palju, aga mis võib-olla kõige raskemaks tegi, ma ei oska öelda, tegelikult see lihtsalt see mass oli nii suur, need sündmuskohtade vormistamised, läbiotsimised, inimeste ülekuulamised, nagu ongi, et ega paljud elased üksinda neid oligi nii-öelda teadmatu, polnudki kedagi üle kuulata, inimene oli surnud juba, et kus ta siis seda sai ja nii edasi, aga ütleme, seal oli mitu tasandit, osad tegelesid siis kannatanutega nendega, aga siis meie grupp oli pigem see, et saaks teada, kuidas see metanool levis ja seda liini pidi võimalikult palju seda nii-öelda mürki kokku korjata ja need inimesed kinni pidada siis, kes siis seda asja levitasid ja organiseerisid. Kuivõrd selline üldsuse surve politsei tööd mõjutab? See tunnetus, et iga minut võib tuua uue laiba. Sa pead lahendama selle juhtumi või ütleme jõudma jälgedeni kiiremini kui iialgi varem ja kõik see surve, kuivõrd see mõjutas või vastupidi, kuivõrd see kaasa aitis, võib-olla see tegi inimesed lahkemaks, koostöö valmidamaks ja kõik? Tegelikult ega ta väga palju meid ei mõjutanudki, siis tegelikult lihtsalt pidime oma tööd tegema ja ega meil need, kes neid asju toimetasid tegid, ega me ei olnud aega isegi väga palju ise selle ajaga nii-öelda ajakirjandusega muudega tutvuda, et aga kindlasti aitas see kaasa tänu sellele, et see avalikkus, et ikkagi inimesed meile teadsid erinevatest kohtadest, kus kohta alkoholi müüdakse ja selle mõttega kindlasti neid vihjeid asju tuli väga palju. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio jätkub. Saate teises pooles räägime me ligemale veerandsajand tagasi Pärnumaal lahvatanud metanooli tragöödiast. Kuidas seda väga rohkete ohvritega juhtumit lahendati, aitab meile selgitada metanooli tragöödia uurimisgruppi kuulunud ja hiljem ka seda gruppi juhtinud Nils Sempelson. Nils, öelge, kui kiiresti te jõudsite siis nii-öelda sellele kuritegelikule ahelale jälile? Politsei tegutses selle aeg päris kiiresti, et kui võtta nii, et 9. hakkasid inimesed surema, õhtuks saime teada, et oli nii-öelda tegemist nii-öelda metanooli mürgituse nii-öelda lainega, siis 10. juba peeti esimesed inimesed kinni, kes seda müüsid. 15. kuupäevaks oli meil siis põhise nii-öelda süüdlane ehk Sergei kinni peetud ja ütleme, viimased poisid, kes nii-öelda selle metanooli varastasid, olid siis 24. ja 25. septembril, et selle mõttega see nii-öelda võrgustiku jälile saime päris kiiresti. See Sergei, nagu te ütlesid, ta on siis Sergei Maistrishin, Taškendis sündinud Venemaa kodakondsusega ukrainlane, samasuguse keerulise seisusega nagu paljud Eestis elavad venekeelsed inimesed, aga mismoodi see grupeering või see grupp välja nägi või kuidas te kõigepealt temani jõudsite ja mis asi see oli siis, kas oli mingisugune kuritegelik ühendus, oli see juhuslik salaviina müüja või kes see Maistrishin oli ja kuidas te temani jõudsite? Tegelikult ütleme nii-öelda see, kes kes müüsid neid asju, tegelikult see oli võrgustik oli välja kujunenud. Maistrishin kindlasti sinna nii-öelda ei kuulunud. Tegelikult tekkis nii, et kahel noorel poisil tekkis mõte siis metanooli varastada, kuna üks poiss töötas Suigus ühes tööstusettevõttes, kus seda oli ja rääkisid sellest ka siis Sergeile, koos nad varastasid seda ja siis Sergei läbi oma tuttavate vahendajate leidis siis inimese, kes oli pikalt juba salaviinaga tegelenud ja sealt kaudu oli siis hakkas see võrgustik tööle, mis oli juba aastaid sisse töötanud. Et selle mõtte võib öelda, et Sergei ise selle võrgustikus kindlasti ei olnud. Et tema oli konkreetselt hoopis osaline, ütleme, tooraine varguses ja ta kas tõesti ise ei aimanud, et see on mürgine või siiski teadis? Ma saan aru, et see oli nüüd hilisema menetluse põhiteema. Jah, et oligi põhiteema, meie ikkagi oleme seisukohal, et tegelikult ta ikkagi teadis, tegelikult ta poistele rääkis, et see metanooli liiter
sai 9 eurot ehk siis selle nii-öelda metanoli hinnaga, aga tegelikult edasi müüs ta juba ju pakkus 40-ga, müüs 32, mitte euroga, vabandust, kroonid, et selle krooniliiter, et selle mõttes ta juba pidi teadma, et tegelikult, et see metanol ei maksa nii palju, et ta müüs seda nii-öelda puhtalt nii-öelda salapiirituse pähe ehk etanoli pähe. Ja tegelikult ta viis ka siis ju nendele vahendajatele ka proovi, mis oligi puhas etanoole, see kõik näitab tegelikult, et ta teadis, et üks on nii-öelda see, mida ta müüb, on surmav jook või pidi vähemalt möönma seda, aga proovi andis ta nii-öelda õige etanoli ehk siis nii-öelda proovipartii ei olnud mürgine. Kuidas see ahel sealt täpselt siiski edasi kulges, et kuidas metanool lõpuks ikkagi pudelisse mürgiviinaks sai? Seal oligi nii, et olid üks põhivahendaja, kes ostis selle kõik 10 tünni metanoli ära, tema müüs siis tünnide kaupa eraldi edasi 3 inimesele, kes siis omaga korda kanistritega müüsid jälle allapoole inimestele ja siis inimene vastavalt kas siis veega, kuna nii-öelda oli väga halva lõhnaga, siis pani ikka tavalist etanoli sisse ja nagu ma ütlesin, kas osad pani ikka siis seda sidruniessentsi sisse, et siis nad villisid nii-öelda nendesse plasmaspudelitesse asjadesse ja nii see müük lahti läkski. No see mees, kellest me räägime, on Aleksandr Soboljev, kellele mõisteti hiljem 2,5-aastane vanglakaristus. Siin ta on ise meedias hiljem mitmel korral öelnud, et tema on tegelikult samasugune ohver, et tema ka tegelikult ei teadnud, mis asi see on. No kui tõsine see jutt teile tundub? Kus ma arvan, et tegelikult tema ei teadnudki, sest tegelikult viidi talle ju see õige nii-öelda etanoli proov, et see, mis müüdi, oli hoopis teine kaup ja tema müüski seda samas usus ja ta maksis ka selle nii-öelda etanoli ehk tavalise piirituse hinna maksis selle eest, et ma arvan, et ega see nii oligi, et tema tegelikult ei teadnud, et tegemist on metanoliga. Nagu eelnevalt oli jutuks, siis sageli suurte asjade lahendamise käigus lahendatakse ära väga palju muidki tegevusi, nagu te ütlesite, konfiskeeriti tohutu hulk muud salaalkoholi, mis seni Pärnus liikus, ja pandi kinni neid punkte. Kuivõrd tegelikult siis kokkuvõttes suudeti Pärnu sellel ajal siis üleüldse kogu see salaviina levitamine ja salaliina müümine nagu peatada? Lõpetada see asi ära üldse? Eks ta päris lõppu kohe kindlasti ei saanud, aga ikkagi tunduvalt nii-öelda vähenes, sest tegelikult ikkagi inimesed esialgu kohe kindlasti kartsid osta, et keegi ei teadnud, kas kuskil veel liigub seda samast mürgist kaupa ja tegelikult suuresti tänu sellele ikkagi, ma arvan, mitte ainult ka Pärnumaal, vaid kogu Eestis salaviinaturg nii-öelda kuivas kokku ja inimesed ei julgenud seda osta. Liviko juht on meile siin varasemalt rääkinud, et kuidas just nimelt see juhtum oma traagilisel kombel aitas kaasa lauaviina müügile, ametlikule viinale, sellepärast, et inimesed tõepoolest pärast Pärnu metanoli tragöödiat otsustasid, et parem mitte üleüldse mingisugust kahtlast akna kaudu müüdavat viina mitte osta ja mitte kasutada. Selge see, et on päris palju inimesi, kelle jaoks ei ole vahet ja kes on valmis jooma ükskõik mida, mis vähegi purju teeb, aga ütlen, väga paljude jaoks siis seal oli see punane joon, kust enam edasi ei mindud kunagi. Jah, võib nii öelda küll, et kindlasti, et see nii-öelda aitas väga kõvasti kaasa selle, et salaalkohol meil nii palju enam ei levi. No see juhtum on teie karjääris olnud, ma saan aru, kõige ohvrite rohkem loomulikult ja ka kõige rohkemate siis kahtlustavate ja süüdistavatega lugu, mille te olete pidanud valgeks uurima ja kohtu jaoks kokku panema. No kokku andsite te kohtu alla pea 20 inimest ja seda tehti tänapäeva kohta ka muljetavaldava kiirusega. 1 aastaga oli teil pilt selge, pilt silme ees. Kas asi oli ühiskonna ootuses või oli seal veel mingi muu põhjus, et see nii kiiresti tuli ära menetleda? Kindlasti üheks põhjus oli see, et tegelikult kuna see peasüüdlane Maestrisin oli vahi all meil ja sel ajal sai siis õigeni ka praegu saab inimest vahi all hoida ainult 1 aasta elumise ajal, et ennem seda kindlasti pidime selle ära menetlema ja tegelikult kindlasti ka ühiskonna ootus, et tegelikult ikkagi päris suur ressurss sinna pandi nii politsei poolt, kohtuekspertiisi instituudi poolt, kes neid ekspertiisi asju tegi, erinevad koostööpartnerid, prokuratuur, et nii-öelda väga palju ressurssi sellele pandi. Mis mees Maestrisin ikkagi oli? Kuidas ta menetlusega kaasa tuli? Oli ta koostööaldis?
Tegelikult ei olnud väga koostaldis, et tegelikult ta oma ütlusi algul ta ei olnud üldse ütluse, siis ta rääkis, et näiteks sai selle salaviina üldse lätlaste käest, lõpuks ikkagi rääkis siis nii-öelda nii nagu asi oli, aga jätkuvalt ta enda süüd nii-öelda vähendas igas aspektis, et tema ei olnud nii-öelda initsiaator ja tema tegi nii ja naa ja ka lõpus, et kui näiteks oli toimiku tuttumine, ka siis ta proovis nii-öelda eelnõust takistada, et vahi alt välja saada, et ta seal küll käsi valutas ja siis pidime konkreetselt ikkagi talle nii-öelda tähtajaks määrama, et ta selle toimiku nii-öelda ära tutvuks, et tegelikult väga koostaldis ta kindlasti ei olnud, et kui teised ikkagi seal nii-öelda no näiteks see Sobolev, kes oli siis müügivõrgustiku juht, kuivõrd tema kaasa tuli või noh, te mainisite, et ta põhimõtteliselt vist isegi ei teadnud, et ta müüb mürki, aga või noh, aitab levitada mürki, aga siiski noh, kuivõrd sellises positsioonis inimene tuleb kaasa politseile ja aitab. Ma nüüd väga täpselt ei mäleta, aga ütleme, väga paljud nendest süüdistust olid küll ise selle mõttega ikkagi tundsid ennast nii-öelda süüdi ja tegelikult ikkagi noh, siiralt kahetsid, et nad seal ahelas olid, et tegelikult neil läks väga palju korda näiteks, et mida seda Sergei kohta kindlasti öelda ei saa. Et see juhtum, see sündmus tõenäoliselt pani politsei mõtlema ka sellele, et oleks saanud ilmselt midagi teha, et ei oleks juhtunud. Noh, hilisemad analüüsid, kuivõrd see tuli jutuks, et edaspidi noh, vaadati nendele müügikohtadele väga tõsiselt otsa nagu selles mõttes, et likvideeriti enne, kui nad tegutsema jõudsid hakata ja ühesõnaga kõik see tegevus, ennetustegevus. Kuivõrd see siis käivitus pärast seda metanooli tragöödiat? Selle mõttega õnneks selle alkoholi koha pealt me väga palju ise rohkem tegema ei pidanud, kuna tegelikult lihtsalt inimesed nii-öelda võtsid selle seisukoha, et me enam salaviina ei osta ja ei tarvita seda, et turg reguleeris ise. Turg ise reguleeris selle suuresti ära, et kindlasti politsei oma õppetunnid sealt võttis, alates näiteks kas meil seal Pärnu politseiprefektuuri staabi tegemisest ja koostöö Päästeametiga, haiglaga, nii-öelda prokuratuuriga, kõikide asjadega, et kindlasti omad õppetunnid sealt nii-öelda politsei sai ja saime enda asju parandada tuleviku mõttes, et kuidas selliseid asju nii-öelda lahendada just. Nii-öelda metanooli tragöödia peaarhitekt, siis sama Sergei Maistrishin, noh, pole kahtlust, ta teadis, mida ta müüs metanooli, müüs seda õige piirituse pähe, aga karistada sai ta vaid 5 aastat siis ettevaatamatusest, invaliidsuse ja surma põhjustamise ning vargusest. Kas see 5 aastat teile kui uurijale ja selle sündmusega tegelejale tundub õiglane? Mina ise olen jätkuvalt seisukohal, et ta tegelikult teadis seda ja tegelikult ikkagi oli see tegemist nii-öelda tahtliku tapmisega, küll kaudse tahtlusega, aga tegelikult oleks pidanud see karistus kindlasti suurem olema ikkagi 68 inimelu, et jah, need inimese elu tagasi ei too, aga just ka nende kannatanud ja nende selle mõttega ikkagi õiglustunne, ma arvan, et sai kõvasti nii-öelda riivatud tänu selle kohtu otsusele. Seda sorti juhtumid me võime ju arvata, et on selliste raskes majandusseisus olevate ühiskondade probleem, aga aeg-ajalt kuuleme sõnumeid ka näiteks Norrast ja seal on probleem pigem sellest, et alkoholi hind mingitel hetkedel on võib-olla nii palju kõrge, et hakatakse ise tegema või otsitakse mingisugused alternatiivsed võimaluse ja siis tekib teinekord olukord, kus jällegi mingisugune mürk liigub. Kuivõrd te pelgate, et selline asi võib Eestis ka korduda? No, et meil justkui ühiskond on küpsem, inimesed on, noh, ütleme siis nii, margiteadlikumad, nad naljalt ikka ei osta mingit suvalist jooki ja ei joo. Aga noh, nagu me enne ka mainisime, on olemas inimesed, kellel on tegelikult täitsa ükskõik. Ja noh, ütleme eriti veel siin viimase aja narkouudiste taustal, kuivõrd on mõeldav, et mingi samasugune tragöödia kordub? Ma tahaks loota, et ei kordu, sest tegelikult ikkagi meil ikkagi see alkoholi hind on ikkagi just kange alkoholi oma minust on ikkagi piisavalt madal, et inimesed ei hakkaks seda mürki just tarvitama, et ma ei kujuta ette ka, et lähiajal kindlasti aktsiisi tõstatakse, aga ma arvan, mitte nii palju, et see nii-öelda alkohol levima hakkaks, et pigem ikkagi tahaks loota, et sellist asja ei toimu rohkem. Sellega on aga tänane saade läbi saanud. Täname saatekülalisi Nils Sempelson, kes jutustas meile selle kurva loo aastast 2001, kui Pärnus toimus metanooli tragöödia ning loomulikult täname me ka kõiki kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni. Krimiraadio.
Krimiraadio